Kui tavaliselt algavad alampalga läbirääkimised eelmise aasta sügisel ja lõppevad siis uue aasta alguses, siis nüüd ka algasid alampalga läbirääkimised eelmise aasta sügisel, aga kokkuleppele jõuti alles täna. Ametiühingud viimati siin rääkisid summast 956 eurot, tööandjad seevastu ütlesid, et ei, see summa võiks olla 939 eurot. Täna jõuti kokkuleppele, nagu mainisin, kuid summa ei ole ei üks ega teine. Kokkulepitud summa on 946 eurot, et tänane kompromiss pigem mõru maiguga on, seda võib kaugele tunda ja eks seda peegeldavad ka veebruari keskpaigani kestnud läbirääkimised, mis teps tavaline ei ole. On hea meel, et see kokkulepe on olemas, et madalapalgalistel töötajatel saab olema palgatõus alates 1. aprillist. Ta ei ole küll suur, aga ta midagi on ja annab võib-olla natukene kergendust, aga samas tõepoolest hea tahte kokkuleppe eiramine tööandjate poolt, sellest kokkulepitud tingimuste eiramine, see jätab sellise natuke halva maitse küll, jah. Ent iga palgatõus tähendab ettevõttele suuremaid kulusid ja riske. Kui me vaatame üldse seda majanduslikku olukorda, et ühtepidi on natukene helgemad märgid majanduses ja tundub, et läheb paremini, et tunneli lõpus valgus paistab, aga teistpidi risk on ikkagi väga-väga palju tööandjate vaates. Ja oleme ausad, et see Eesti keskmine palk, alampalk ja nii edasi, ta puudutab ka ettevõtjaid erinevates Eesti paikades, erinevates Eesti tööstusvaldkondades väga erinevalt, et võtame näiteks hotellid, restoranid kuskil Kagu-Eestis saartel, väga hooajaline, seal juba tänane alampalk tegelikult moodustab kohalikust palgast kõvasti üle 50%. Äsja tulid väga suured energiaarved, selle kõige peavad ettevõtted hakkama saama. Kuid oluline on tähele panna ka seda, millisest sektorist palgatõus tuleb ja mida see tähendab. Sellel aastal on selline kurioosne olukord jälle, kus avalik sektor veab Eestis palgakasvu. Et kui Eesti Pank on öelnud, et 5,2% on keskmine palgakasv siis sellel aastal, mida oodatakse, siis avaliku sektori palgakasv on 9%. Nii et see tähendab seda, et erasektoris palgad kasvavad oluliselt aeglasemalt ja vot see ei ole enam päris normaalne olukord, sest siiski avaliku sektori palgad tulevad erasektorist ehk maksudest. Avaliku sektori palgakasv on otsene surve erasektorile, kuid kuskilt tuli tänasel päeval alampalga puhul järgi anda. Me peame seda ka arvestama, et ega siis alampalk puudutab otseselt kusagil 20 000 inimest ja muidugi ta mõjutab ka teisi palgatasemeid mingil määral. Aga kui vaatame juba ka keskmist palka, siis ega see jääb kogu ülespoole ja aitab inimestel kallinevate hindadega toime tulla. Riikliku lepitaja ettepanekul kehtestatakse alates 1. aprillist kuutasu alammääraks täis tööajaga töötamise korral 946 eurot ja tunnitasu alammääraks 5,63 eurot.